Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tervist, ütleme siis täna Delfi stuudiost. Ja kui tavaliselt on see Mis tunne saade selline kahekõne dialoog, siis ei ole väike uit mõte, mida võiksin proovida. Et kuna mulle hirmsasti meeldib, kui mingitele asjadele panduntakse hindeid, alati loen, siis ma alati mõelnud, et tahaks seda asja ühe korra proovida, kas see toimikski podcastina. Täna siis teeme sellise testisaate, millest me räägime siis. Asja point on see, et räägime kergejõustiku EM-ist, et kui muidu need spordisaate et sulle tund aega, sa pead rääkima 20 asjast, siis me räägime tund aega. Ainult EM-ist räägime, võtame kõik sportlased läbi, kuidas neil läks. Ja teeme siis seda sellises formaadis, et mina olen selline lihtne loll spordisõber ja saatejuht Eijo Kaljurand, sest 20 aasta pikkust kogemust, tarkust ja kõik sellist ekspertiisi annab aedlane Saaremaa mees Madis Kalvet. Tere! No tere! Tema kerge atleetikat olen vaadanud aastast 94 Helsingi EM. Vägev! Ja loomulikult läheb ajaga eksperti, et formaat kui hindeid anda, siis teemegi nii, et on üks mees, kes on käinud koha peal. Algus mõtlesime, et võtaks Kaspar Ruusi, aga Kaspar Ruus tal juhtus siis see asi öösel, et kuulas muusikat ja kõrvad lapp ja ei kõrva ninni ja ta pidi emosse minema. Ja siis saime aru, et selline mees küll võib-olla eksperdiks ei kõlba, sellepärast võtsime ikkagi Ats Kulkep. Tere Ats! Kui kopp on ees lõppeks sellest EM-ist, kui seal nädal aega teed hommikul tööd ja teed õhtul tööd? Hei, pärastlõunal on ka töö. Et kui ma peaks ise võrdlema, siis kergejõustiku EM on kõige intensiivsem suurvõistlus. Mul on kogemus näiteks viimasest olümpiast, taliolümpiast, kus olid küll hästi pikad sõidud, aga konkreetselt kirjutamist ja rääkimist oli palju vähem, et EM-il on nii palju sportlasi, lühike ajaaken, 7 päeva, nii et tööd oli Ottitoo. Ottitoo. Hinnete leht on siis formaat, kes siis ei ole koolis käinud, siis 5 on väga hea, 4 on hea, 3 on rahuldav, 2 mitte rahuldav ja mõne sportlase puhul siis saab vist ka öelda, et ei hinda äkki, et seda me ja eks me oleme kõik neid hinnetelehti võib-olla kirjutanud, eks ole, siis üks asi alati tahad neid asju läbi põrgatada, sellepärast mõtlesin, et võib-olla oleks tore neid asju läbi põrgatada, aga teeme siis alustuseks võib-olla selle suure pildi, paneme kohe see üleüldiselt Eesti koondisele hinde ära. Jaan Martinson loomulikult jõudis juba kirjutada, et kõige kehvem EM on peale aastat 1994. Tegelikult ongi ju. Tegelikult ongi. 28 medaliriiki, seal on Läti, Leedu, Luksemburg ja pole Eestit, et Soome 2 kulda. Häbi. Kas selline EM on väärt hinnet mitte rahuldav? Madis Kalvet. No ma arvan, mitte rahuldav sellepärast ma ei paneks, sest et ega meil ju ootused ka enne mingi ülemäära suured ei olnud. Et kui võtta kümpimehed välja, siis tegelikult ma ei tea, kes on meie parim kergejõustiklane üldse, et meil ei ole sellist nii-öelda üksikalade tipptegijad ka praegu enam, et kui siin on olnud ju Mägid, Kirdid, Kanterid, kes iganes ühtegi sellist sportlast praegu ei ole ju, et me ei läinudki sinna tegelikult ju mingid suurte ootustega, et nüüd hakkame ilgelt paugutama. Ats, kas mina ütleks kohe taks ära, ma olen see negatiivne, et tõesti, et enesületusil vähe, medali mängus sisuliselt ei olnud lõppeks päriselt mitte keegi, või üks öelda, eks ole, hästi väikese mööndustega. Et ainus asi tuletab meelde Pariisi olümpiat, et head emotsioonid ja noored on tulemas, aga see, et noored on tulemas selle konkreetse EM-i vaates ei ole minu jaoks argument, sest me räägime praegusest koondisest ja nende tulemustest. Ja esiteks märkus eesti keele kohta, et rahuldav ja 3 nagu ei käi kokku minu maailmapildis, aga teeme numbritega. Ma paneks 3 miinus ja miinus tuleb sellepärast, et neid eneseületajaid oli tohutult vähe, et 3 saaks siis võib-olla panna, kui ikkagi, ma ei tea, 3-4 oleks teinud rohkem kui oodati. Hinde poolest ma toetan pigem Atsi kui Eigot siin. Et seal ongi see häda, vaata, mina talvet, vaata, kui meie saime 3, see on päris rahuldav koolipäev. Välja teed, mina olin 4-5-line. Ats on jah, sellega 3 veel mitte rahuldav, ema andis nuuti, vaata. Aga lähme edasi, teeme siis meie paraadala, lähme sealt ära, et hakkame järjest minema, võtame kõik sportlased läbi, S-Tex võtame läbi 10 võistluse, loomulikult meie paraadala, mis muu 4 sportlast selle stardis, kellest 3 jõudis ka 1500 meetri finišisse, et isegi hästi, et Karel Tilga 2286 punkti, 5. koht, et hooaja tippmargile siis sai 50 alla.
siin osad eksperdid ikkagi natuke pussisid üles, et siin on medalile minek, hashtag David Serp. Mina ka natuke. Ja hashtag Ats Kulkep, aga see 5. koht, võta siis sina Ats läbi, et kas lõppkokkuvõttes, kas seda sooritust hindad? 2 päeva algasid mõlemad uniselt, siis päeva teisest poolest tuli mõni okei ala, aga kokkuvõttes siuke uimane punktisumma temalt ja uimane esitus, et ta ise oli küll rohkem rahul kui võib-olla ümbritsevad. Ma ei tea miks, võib-olla seal on mingid asjad taga, millest ta ei taha rääkida, et miks see tulemus nii-öelda natuke alla jäi, aga kõigil jäi mõnevõrra alla. Palju sa, Madis, kümpsi mehena nagu sa oled, et kuidas sulle siis Tilga, kas sina jäid rahule sellega, et see on Eesti sportlast mingi tüüp asja, et kõik on pahatihti hästi rahul? No see oleks täpselt see koolipoisi 3 oli see võistlus, et iga puhul aina rohkem tekib see tunne, et iga kevad ta teeb see mingi 8-4 teeb ära, alati on mingi varu, siis on see, et siit annab tiitlikaks juurde panna ja iga aastaga süveneb see kuidagi tunne või veendumus, et see Budapesti MM-i see punktisumma, et see võibki jääda tal nii-öelda uuesti püütamatuks, ühesõnaga, et selleni jõuda tundub nagu iga aastaga aina keerulisem. Et ma arvan, et tema talle mingi 4 panna, selleks oleks ikka pidanud, ma ei tea, 8-4 tegema ja selleks, et 5 panna oleks pidanud ikkagi medali võtma. Samas ta nii-öelda, tal on olnud väga palju neid 10-võistlusi ka, kus tuleb mingi 0 sisse, tuleb katkestamine, ühesõnaga mingi jamasid, nagu seekord ütleme jamas ja vältis. Samas ennast ei ületanud, et suke koolipoisi 3 oli see võistlus. Ats, kas üldse neid punktisummasid tasub meil vaadata, sest et tuuleolud olid nagu nad olid, et seal vist sellist purakat oligi vist päris keeruline teha, kui sul see 3 meetrit tuul on vastu. Jaa, kui siin kohe koha pealt teada, kui tuuline see staadion oli, et kas seal, kui istusid seal Jarmo Jadomägi ja David Serbi vahel, kas seal oli ka tuuline? Ei olnud, üleval ei olnud, meid natuke see katus aitas, aga seal mingid kohad olid staadionil nagu täiesti tuulest katmata, et oli mõnes mõttes siuke lahtine staadion, et aga kolm vist läheb, aga mis punktisumma siis puudutab, siis vist ainult üks mees, hollandlane Desselaar paugutas enda kohta, teised keegi mitte, aga seal on vahe selles, et Neugebaueril ja Sandra Scottheimil on kuskil siin 400-500 punkti varu, mida ära anda ikkagi medal võtta, Tilgal praeguse vormi puhul ei ole. Roosleht, võib-olla mõnes mõttes positiivne üllatus, võib-olla mitte, et seda oli teie, et isiklik sellest hooajast on 8336 ja seal siis tuli 1 punkt alla 8200 ehk raha selline ligi 150 alla isikliku, aga 7. koht, et kas see 7. koht, kas see oli Rooslehe jaoks õnnestumine? Ma arvan, et koht küll. Ta tuli umbes samasuguse positsiooniga ka hooaja tippmarkide võrdluses enne. Nii et vist natuke isegi tegi paremini. Ta oli vist 8 enne EM-i. Nii et see on okei. Mis teeb natuke murelikuks on tema see jõualade vähikäik nii-öelda. Et kuulitõukes võiks ikkagi 16 meetrit tulla, kettas mingi 47-48. No oda oli tal suht okei. Aga jah, see kiiruslik vorm on praegu super, kui poleks vastutuuli olnud, siis ma ei tea, 10-75 ja tõkkesprindis ka oleks uus isiklik tulnud, aga paraku nii ei läinud, et eks ta on veel praeguse hetke sportlane, kes peab selle kuldse kesktee leidma, et kuidas olla nii kiire kui ka võimas samal ajal, et äkki mõne aasta jooksul tuleb see välja ka. Mis see Rooslehe lagi üldse on, tee minusugusele lollile mehele selgeks, et ta nagu ta tundub olevat selline võimas mees, et seal justkui vaatad otsa selline vägilane, selline saare vägilane ja nagu Madis, noor Madis, et veab põllukive ja Pärnu vägilane. Ta on Pärnu vägilane. Ja mis ta üldse see lagi punktisummas olla võiks, et ta on 24, et mida üldse sina personaalselt üldse ootad, et mis ta tegema võiks hakata? Heades tingimustes ma arvan, et kuni 8600. No tundub siuke Janek Õigla, see siuke masti mees, et kui ta teeks sinna kanti, kus Õiglane on teinud oma parematel päevadel, ma arvan, see võiks temaks täiesti nagu nii-öelda reaalne olla. Et ongi nii, alustagu seal 10-80-ga 100 kauguses kindlasti ei tohi alla 7 jääda. Ta on ka 7.30
hüppe andnud, nii et paneme sealt siis edasi ja 16 kuulis, kõrgus mingi 2.03, 400 tegi ta super siin isikliku rekordi, see oli Erkki alates, kui 400 jaksab joosta, siis on õige mees. Erkki oli, yes, let's go, vaata õige mees. Et see Rooslehe 400 oli üks väheseid siukseid enesületusi kogu koondise peale, nii et jah, lihtsalt teiselt päevalt ka, et kuskil 14.5 tõkkesprint, 48 ketast, teivas, kuulus kõva punktiala, nagu teame. No sealt ärme liiga palju loodame, et ma ei tea, 4.90, heal juhul 5 ja siis oda ka mingi 65 ja joostada on ka hakanud, ta on hakanud paremini jooksma, ühesõnaga, ma arvan, kokku tuleks sellega 8-6. Aga hinne, mis me paneme tal selle esituse eest? Ma ei tea, 3 või 3+. Kumb parem tundub? Pluss kindlasti tahad, ma arvan, kui võtta nii-öelda ju, võrrelda Tilga, kes tema nii-öelda võttis enda maksimumist nagu rohkem välja tegelikult. Selge, 4-. Vaata üks asi, Kaske Madis, sinu üks lemmik asi on alati, kui need rümnevõistled tulevad, siis nad hakkavad rääkima, kus neid valutab. Vaata, selline, minu selle eelmisel laomees Ladunov oli ilmselgelt Lillemets, käsi trampis kuskil kuulis ja siis siit valutab. Aga... Lillemets on saare mees, nalja ei tee. Ja tema saare mees tuli ikkagi lõpuni 826 punkti 12. koht, et eeldatavasti selle hooaja pealt taits vist tema eesmärk oligi see 8000 ära teha, selle tegi ära, et ei, ta eesmärk oli kindlasti rohkem. Okei. Et kuidas sa võtta siis 4 lausega rottu ja anna siis sellele Lillemetsa, mis oli sinu lemmik tsitaat temalt ja anna siis hinne ära. No tsitaat oli see C-kategooria kohta, et sellega läks natuke perse nii-öelda. Kertu Võsu ütles ühe asja meile saatesse kaasa, palun ärge ropendage ja ats, Eigo pidas vastu, Madis pidas vastu ja ats vedas alt. No nii, räägi edasi. Ja seal oli vist umbes 100 punkti puudu, et selle 10. kohta ära võtta ja C-kategooria peale pääseda, mis tema jaoks on ülioluline, sest sponsoritega on nagu on ja kuskilt mujalt ka toetust väga ei tule, nii et eks ta, nagu ta ütles, tuleb poputada seda kanda ja vaadata, mis edasi saab. Aga siuke kolmeväriline, aga arvestus, mis valudest oli, siis et lõpuni tuli. Kas Johannes Ermi puhul me saame üldse hinnak panna? Et Erm avapäeva tuli ära, aga teisel päeval siis enam ei jõudnud, et nagu meil siin oli, et vist oli kannavalu oli nii rets, eks ole, et ei saanud võistelda. Meil omal ajal Nasarev ja Rasort tegid alati lõpuni. Jah, vesi oli põlvas, ikka jooksid. Et see Erm on selline rande mees, et tõenäoliselt see asi vist oli üsna paha. Kuidas ta üldse liiklus? Selles mõttes, et me telepildist ta ründi ju ei näinud, eks ole, seal peale võistlust, et kas oli selline... Kas liiklus nagu Rasparuus umbes? Natuke paremini ikka. Et nii kange sealt. Esimese päeva õhtul oli jalg soe veel, siis polnud väga hullu. Aga eks ta seal teise päeva hommikul, kui temaga rääkida, siis ikka natuke liipas nii-öelda. No selles mõttes ma tahaks öelda, et Erm on tegelikult sükke mees, naljalt pooleli jätta, et ta on ju neid ju võistlusi teinud tegelikult sükke pool vigasena lõpuni, et saavad need Tokyo olümpiad ja neid on olnud ju küll ja veel, kus ta tegelikult igalt poolt juba kukub tükke, aga mees läheb lõpuni, et ilmselgelt oli ikkagi probleem suur, kui ta pooleli jättis, et ta ei ole selline, kes et hommikul ärkan üles ja mõtlen, et ma ei viitsi, et nagu Kristjan Rahnu omal ajal, et ta päris sükke mees ei ole. Aga üldiselt ta liikus päris okeilt esimese päeva alguses, näiteks me seal pressisektoris arutasime, et kui ta kaotab 2 esimese alaga 250 punkti, siis on ka veel enam-vähem, aga kaotas mingi 180 ja sealt edasi tuli ka täiesti normaalselt, et kui tal poleks seda kannaasja olnud, siis võib-olla mingi medali šanss isegi oleks olnud. Aga ma arvan, et on vist aus panna mitte hinnata, eks ole, et Toru, selles tal sel hooajal ühtegi ümpsi olnud lõpuni tehtud, eks ole. Isegi sisehooajal polnud midagi teist võistlust. Laias aasta, liialdades aasta pole ühtegi võistlust lõpuni teinud, et sinna minek kandemees, et sai end terveks ja kandemees, et sinna. Ma arvan, et on aus mitte hinnak panna. Jah, sest me ei saanud mingit pilti ju kokkuvõttes ette. Et siis Tilga 3, Roosleht 4, Lillemets 3. Paneme nii, let's go. Ma mõtlen, Roosleht on kindlasti sükke mees, et tal on potentsiaal, et jõuda ka MM-il, jõuda ka olümpiale, et ta võiks olla meil see 3. mees, et ma arvan, võimel seda olümpia kohta ka püüdma. Ei, kindlasti. See on ju alati Eestil ära tehtud.
ootamatult on juhtunud selline asi, et eestlaste paraadalaks on muutunud, no vanasti me olime selline, jässatad mehed, et viskasime oda ja panime ketast ja vasarat, nüüd, eks ole, sihvakalt me kõik tegeleme hüpetega. Lähme siis järjepanu hakkame minema, et võtame kõik need hüpped ette, et seal on nagu ka positiivsed asju vist, et Marleen Mülla, hooaja tippmark sellest hooajast 4.63, ma ei tähendab isiklik rekord sellest aastast 4.63, jõudis üsna mängeldas vist, eks ole, finaali, seal 4, 5 ja 7 koht. Et Mülla, ma nüüd enam faktiliselt ütlen, Mülla, ma eeldan, on Eesti alahinnatum kergejõustiklane, vaata, kuskil on see Baltimaade rekordid, siis ainus eestlanna, kelle käes on Baltimaade rekord, on Mülla. Päriselt või? Jah, et Eesti naiskergejõustik on... Kaugushüppes pole või? Ei, igatahes seal on ainult Mülla. Me vaatasime järgi selle Eigo faktid, rahu, Tallet, rahu. No, sinu fakte ma alati usaldan, see on nagu ruusipõlv, et sa kunagi tead. Aga Mülla puhul siis, ja taaskord, et ta läheb ikkagi suurvõist nii, et finaal on eks ole miinimum, et mõnes mõttes ta on üliala hinnatud, et tal on vist puudu selline suur õnnestumine kuskil võistlusel, et oleks pronks ära ja kõik teaks, kes on Marleen Mülla. See on umbes sama nagu kurlingu rahvas ka, et kurlingu mängijaid ju tegelikult nii-öelda spordirikkonnas teati, aga samas ikkagi said ju medali kätte ja said olümpiale peale, et see on ikkagi tuntud inimesed. No see, et ta ei oleks alahinnatud, siis ta peab ikkagi finaali pääsema, mis tal seni polnud õnnestunud. Jah, on Mülla, võtta siis tema esituskotku 4.45 7 kohta, ise oli, eks ole, pettunud. Oli küll, jah. Isegi üllatavalt. Aga finaalis need hüpped ei olnud väga head. Ei selle 4.45 peal, mille ta lõpuks ületas, ega siis ka 4.60 peal. Aga 4.60 ei ole tal selline kõrgus, mida peaks iga ilmaga, igas olekus ületama. Et ta on oma paremad võistlused teinud USAs. Ja kui ta nüüd saab oma selle hooajakalendri niimoodi paika, et seda särtsu ja purakat jääks augustiks ka, siis võime midagi rohkem oodata ka, aga minu arvust 4 on ju okei. Mina siis oli plussi taha, mina ütleks, et ta oli, jättes Kümsi need kõrvale, siis ta oli ju Eesti koondise parim, et seal... Põhimõtteliselt küll, jah. Aga kas ta üldse, ma hakkasin ka mõtlema selle peale, et kui ma enne ütlesin, et kes suitav on meie parim kergejõustikline küpimehed välja arvata, et ma ei tea, kas Mülla võibki olla tegelikult meil? Tõenäoliselt, miks mitte? Et kui me Rasmus Mägit ikkagi praegu enam tegevsportlaseks ei loe, ja siis mida kes see nii-öelda teine kandidaat olla võiks, jah? Ja paneme siis mina ja võib-olla, ma lähen aina positiivselt, 5-. Ei, 4+, mis sobib küll, eks ole. Ei, see hommik üritas Leedu Kossu koondist, kui tuju nii hea nüüd. Jah, nahutasin. Loomulikult üks suurimaid muresid sellele, läheme tõsisemaks, et ajakirjades miskipärast seda ei kajastanud ka, et naiste kõrgushüppes ei olnud Julia Levtšekot, ukrainlannat, mis tegi kogu EM-i tegi ikkagi 15% kehvemaks, et ma muidu olen kus sa nagu teivashüppest kõrgushüppe juurde? Kõrgushüppesse lähme nüüd... Teivashüppeid oli meil veel, jah? Pekki küll, mul on siin vales järgus, lähme siis muidugi Alli Kingeri Moser, sellepärast lähebki vaja meil saates Madis Kalletiv mõistushäält, sest Eigo soperdab, õige. Alli Kingeri Moser, selle hooaja tippmark 4.40, see isiklik natuke kõrgem, aga sel korral tuli kvalis üle 40 ja koht siis 30 keskel, täpselt 25. Miks läks nii? See hooaeg on olnud nii kehv, tal on enesekindlus nullis praegu ja sellepärast see tulemus madal oligi. See oli ka, tema oli kas see sportlane, kes tuli eetrisse ütles ka, et on see tujurikku ja sportlase tunne, et kuidagi, ma ei tea, tuul puhus ja kõik oli nagu pahasti. No ja pluss siis see, et tal oli ülivähe taastumiseks U20 MM-ist. Et tema jõudis võistluse sel päeval kohale ja siis kuidagi seal unevõlast uigerdas. Tema puhul on ka muidugi see, et kuidagi paljud elavad sellest teadmist, ta tegi selle ju noorte maailmarekordi ja kuidagi oodatakse hästi palju, aga samas see üks võistlus ikkagi tegelikult ju eristub päris palju tema nii-öelda tavapärasest tasemest, et kuidagi võib-olla enda ootused, võib-olla seal meil treeneri ootused, võib-olla avalikus ootused on palju suuremad kui see, mida tegelikult nagu igapäevaselt suudab. Jah, talvel ta oli isegi päris okei tegelikult, aga juba siis oli ta natuke tusane, et võib-olla need enda ootused on ka liiga kõrgele pandud juba. Midagi ära unustada, jätkuvalt alles 18 ja mina pakuks välja, aga te võite vastu vaielda, Madis, et võib-olla need sportlased, kes tulid sealt otse lennukilt võistlusele, et neile me hinnati pale. Et see tundub, ma ei tea, kui ulmeline asi see on tulla otse USA-st võistlema või?
Pole kogenud. Ei ole kogenud. Pole kogenud, teine on see, et hea küll, kui sa sõltub kiirest tuled, aga ma seal mõne kohta lugesin, et ma ei tea, 20 pluss tundi seal reisisid, et tegelikult jah, Birminghami võib-olla oleks London olnud, võib-olla saaks kiiremini sinna kohale, aga jah, et kui sa ikkagi, ma ei tea, 2 päeva enne teed niisuguse matkustamise läbi, et see tõesti ühest otsast tegelikult normaalne ei ole. Aga samas muidugi 40 isegi tema kohta päris vähe. Ütleme siis nii, et ärme hinnet pane. Et seal on vähemalt mingi põhjus, miks on 40. Et jah, meeste seas, ma ütlen 4 teivashüpped, täitsa ulme mõelda, arvestades, kuidas üles kasvanud oled, et Valeri Boutet, vaevu mäletan minusugune noor mees saata selline. Stuttgarti MM-is 7 oli. Vot see olid ajad, mehed. Ehk sama, mis Mülla praegu. Aga MM oli teine. No vahet ei ole, Kummas me lähme Robert Kompus 4.45. 5.45 tuli üle, koht 15. Hooaja tippmark on 20 senti kõrgem miski pärast. Ma ei tea, kas need olud olid siis nii kehvad, et seal see tase, millega edasi sai, oligi 5.45, ainult oleks pidanud vist varem ületama. Oli vist nii või? Just. Jah. Võta kokku. Minu arvest täiesti okei võistlus tema kohta, arvestades, et 2 kuud jäi trauma tõttu vahele. Lihas oli siin reis puruks. Nii et selle pealt tulla ja ikkagi enda keskmise taseme lähedane sooritus ära teha, minust täiesti okei. Põhimõtteliselt küll, jah. Sina Ralvet paned ka siis ühe hinde, vaata, siis Ralvet saab, või siis... Kokkos see mees ise oli vist väga pettunud, et seal nagu, et paar ma ei tea, kui 3 miinuse paneme, siis Ei, minust võiks, ei ole seda miinust sinna taha küll vaja. Rahuldav, okei. Ma ütlen, mis mulle meeldis. Kokkos oli, tema enda pettumus oli ikkagi väga suur, et ilmselgelt ta ju, No meie hindame. Meie hindame, et see mõttes tähendab, ma väga kiidaks just kergejõustiklasi, et tegelikult selline, ütleme see 15 kohta on ju, tegelikult ei ole paha, on ju. Tegelikult on okei. Sport on ise pettunud, minu arvates on alati hea märk. Mulle ei meeldi need sportlased, et ujuvad välja mingi 40. kohad ja vaata, fantast, et suht hästi läks täna, hea päev oli, vaata, et isilt just rekordis 10 sekundit, mõnus oli täna siin vees, on ju. See nagu oli, Johanna Talihärm ütles, et meie alal pole koht tähtis. Ja mul tegelikult see kergejõustiklastes, mul tegelikult päris paljud puhul meeldib see heas mõttes pauku täis olek, et see 15 koht on jama, et ma olen ülipettunud, et selles mõttes meie asi, et ta endal võib panna 2, ja meie ütleme, et tegelikult oli ikkagi enda tegi ära, et see on siis vana aja 3. Ehk siis Madis Kalveti keskpindina roolis. Henri Appri. Keskpinne 4,5 vähemalt, nii et rahu. Miks David Serp sinust lugu pole teinud? No, ütleme nii, et trennis hakkasid põlved alutama. Appri. Teivashüppes tulemas kirja ei saanud. Tema puhul vist on, mina kasutaks sama loogikat nagu Moseri puhul, et sealt, et sai selle häid tulemusi sai. Ei sai häid kogemusi, aga esiteks tal oli natuke pikem taastumisaeg kui Moseril ja teiseks seal 5.25 peal, algkõrgusel ükski hüppe polnud lootustandev. Et võime jätta nagu hindamata, aga see tuleb kindlasti välja tuua, et nagu head võistlust kindlasti ei teinud. Minu nagu tema puhul nagu paneb muretsema on see, et mulle tundub, et ta on suht nagu katki või tal on mingid terviseprobleeme. Õnneks on hooaeg läbi, jah? Ei, õnneks on hooaeg läbi, jah, aga mõtle, kui neid ikkagi nagu nii palju on, siis see nagu tuleviku vaatest ka ühest otsast nagu tore ei ole, et seal, ma ei tea, kuskil on midagi valesti tehtud ilmselt äkki, jah. Et kui ikka nii palju katki ei ole, et see on nagu paha, jah. No ilmselt selle seljaga ja hüppeliigesega, mis viimasel on tulnud, sellega pole väga hullu, aga nüüd ta läheb oma õlaga pilti tegema, mis on tal pikalt juba, ta kannab seda ortoosi ka juba ammu, et peasid sealt midagi halba ei leita. Et seal ikkagi see tervist tuleks selles mõttes korda saada, et seda 5.75 sükse legomehena hüppe, ma arvan, jah. Ja okei, ma Ats rääkis ära, mina siis olen see kurimees, ütlen, see on raks. Ja sa ütlesid, ei hinda neid, kes tulid? Mõtlesin ümber. Rääkisite pehmeks mind, vaata. Mina selline olen optimistlik, ikkagi tuleb välja hoopis. Üks selline huvitav mees, minu meelest üleüldse on ikkagi Viktor Morozov. Selline kuskil lati alt EM-il käia, eks ole. Kuskil nagu justkui mingi potentsiaal on olemas.
ta ütles, et hüppab sama raudele nagu härra Edward samas eas, ütles, eks ole, mis oli just naljakamad asju, me luresid see mõttes, et Edward sama maailmarekord mees. Ei no ma tean ja ootan Edwardsit, ma tean samas eas hüppas sama raudele EM-il rahu, vaat see mõttes kõik hästi. Ma arvan, et äkki teil mingi ebaarvestus EM oli siis. Ei, no sa hakkad kohe siin võtad, võtsid negatiivset, milleks ma ei tea. Kolmikhüppe ralli 15-85, kood 17, finaali hind ei olnud üldse kõrge, 16.06, ehk siis selle ta on heas vormis, ta hüppas seda vist korduvalt üle, eks ole, hooajal, aga tema, mis murre on see, et vahepeal oli käkki, et no see, mitte tõsiselt. Mis siin Eestikatel toimus, sellega võrreldes oli ju super tundma. Aga samas ta ütles, et ta läheb 17 meetrit ründama EM-il, et noh, sellest ei... See ikka päris kaugele, ja. No mina lähen ka Ann-Marleeni püüdma, aga kui ma välja lähen, aga see on ebareaalne. Kaugele jõudnud oled, jah, mitu kuuri. No nii. Ootad seda liftisõitu, kui äkki tuleb, jah? Nii on. Ja siis kord sõitsime siin ka liftiga, siis üks kaastöötaja tuli sisse ja pärast läksin liftist välja ja siis see küsima käest, et miks Eigo näeb välja nagu Ryan Gosling. See on ilus mees. Sellepärast ma ütlen, et peaks ikkagi saadet tegema videopildus. Morozovi Inne. Anname 3 ära siis. Anname 3 ära. Kolmikhüppe... Miinusega. Tavai. Maidis Kalvet ainus asi ütleb miinusega, vaata, et tõmbab seda kõik hindeid alla. Kolmikhüppes päris maailmarekordist võib-olla oleks peaaegu näinud ju. Tegelikult see 14 senti isand Kiias on ta ja kuulus itaallane. Ja võistlust ei näinud ja kui ma tulemust silmasin, siis see oli küll üllatus. Et see vist tõenäoliselt oli vist EM-i kõige kõvem tulemus. Mõnes mõttes. Äkki tulemusena. Jah. Täitsa võimalik, kohe ei meenu midagi... Okei, noh, teedki etteheite võidutulemus oli ka ikkagi päris raju, arvestas tingimus just, et kui saataks siuksed tulemused reeglin ikka mingis ju... Aga see polnud ka tavaline staadion. No tavaline staadion, muidugi jah, see ka mängib ka rolli, jah. Jah, seal on tultele avatud. Kas sellisel staadion üldse tohib ketast heita, vaata? Õige. Valased algust tõsta ringi ka need otsad. Jah, ma ütlesin, tuule neid tõrkeid ei ole nagu Tehvandi hüppemäel. Igast, kui ma algusse jõuame siis sinna, kus ma tahtsin, et noh, eks ma turtsin ka, et tõrgushüppe on minu lemmikala, mida ma alati vaatan pikalt. Julia Levtšenkot seekord ei olnud, küsisin Aitsilt, kus on uuri välja, kus on Rainer. Ei, ma ei uurinud, meil on teised muusad. Jah, ja siis ma rääkisin Kaspar Ruusiga tööl ja Kaspar Ruus ütles ta hommikul, küsis sama asja, et kurat, kus Levtšenk on. Et saad aru, meie suur hiidol kahjuks ei olnud, aga meil õnneks oli vaadata küll sportlikus vaates. Carmen Bruus kvalifikatsioonis viimase, mis ta oli 4 aasta parim hüppäev. 1.91 tuli üle. Super. Finaalis nii hästi tuld. 1.83 tuli üle. 13. ruha jagamine. Oli. Kas selle eest, ma ei tea jälle, et ma küsime sinu, et inimene tegi oma parima, viimase 4 aasta parima hüppe, tegi EM-i kvalifikatsioonis, kas see on juba väärt hinnet 5? No ma arvan küll, et see paus on päris pikalt, kui ta viimati nii kõrgel hüppas, et selles mõttes see oli üks, noh, kui Atsin ütles, et Rooslehe 400 oli siuke särav hetk, siis kindlasti ma arvan, see Bruusi kvalifikatsioon oli see teine siuke särav hetk, mille see oli veel kõvem tegelikult. No, et mille võib sinna kõrval panna või siga ette poolda, okei, et on 10-st üks ala, et ma arvan, tema on kindlasti viite väärt, et see finaal, ma saan aru, et vist oli ilm oli külm ja seal ühesõnaga see finaali, noh, selleks mitte valesti, aga see kvalifikatsioon kindlasti, ma arvan, väärib kiitust. Mina tahtsin küsida, kas Ats sellest, et finaalis jäi ainult 1.83 tuleb 5 miinust taha või ei? Ma arvan, et tuleb ikka. Miks see peaks? Mis see keerutav tuul, mis seal üldse kõrgushüppes toimus? Kui pettunud te ise peale? Ei olnud väga, oli vastu tuul, aga ei olnud väga kõva. Okay. Aga no kui vaadata neid üldiseid tulemusi, siis ega need ka väga kõrgele seal päris tipud ei kerkinud. Et ega need tingimused on head küll öelda. Kvalifikatsioonis et palju paremad. Aga noh, suures plaanis ta vist, meil on veel pool roondist rääkimata, aga vist võib öelda küll, et selle EM-i suurim õnnestuja. Ja, olen nõus. Kas ta on ainus, kes meil saab 5 tõenäoliselt? Jah. Kuidas see siis nüüd nii läinud on? Ta mülla see 4 on, jah. 4+, kuigi sest ei luba mulle 5 miinust panna, sest olete väga selline. Raudushüppaja Liisa-Maria Lusti, hooaja tippmark ja isiklik rekord sellest hooajast 6.63, aga EM-il tuli siis tulemuseks 0 ehk läks nii nagu läks. Jah, keskmine tulemus oli tal umbes 6.30 kuni 6.40, et see 6.63 oli ka erand. Aga mis see edasipääs oleks seal, mis see finaali piir oli, mäletad? Ega vist?
ei mäleta. No meil on 7 päeva hommikust õhtuni töötanud, vaata, võiks midagi meelde jätta, aga ei, vaata. No nii, kas naiste kauguspõht tase oli tegelikult ju kõva, see finaal oli päris laiu võistlus. Oli üks ägedamaid võistlusi, mida sai natuke jälgida ka. Fiona May tütar võitis, see kõige tähtsam. Jah, vaata omal ajal. Fiona May hüppas, vaata. Eks seal vist olid kõik hüppasid laias lastus 7 meetrit, sentimeetri alla, et selles mõttes päris tihki oli. Et sinna maailma tipuni on ikka oma elu minna. Aga mis see lustigas selles, seal oli küll, eks ole, et ühel korral oli 5 meetrit vastutuul, siis oli 3 meetrit tagant, ei saanud sammu klappima, oli laias lastus liialdades, mis juhtus. Ei, ta hüppas ka nulltuulega, aga astus ka siis nagu selgelt üle. Aga samas soojenduskatsetel oli ka, enamuses oli taganttuul, et oleks võinud nagu kohaneda sellega, et kahju, et need kõik üleastumised olid nii kindlalt ja ma ei tea. Paraku 2, kuigi ta on noor ja tubli ja äge sportlane, aga natuke pahast ikkagi. Võtame maratoonerid, see on üks asi, mida mina ei oska hinnata. Peamine küsimus, nüüd me saame ikka lahata seda. Lugesin Tiidrek Nurme Facebookist, et maratoni rada 5 kilomeetrit, aga oli hobuse sõnnik Vais vaheldus otse haisuga. Ats Kulkert, nüüd sa saad siis koha peal rääkida, see oli nii hull. Ats tegelikult ütles, et see hobuse sõnnik Vais on okei, sest ta on Tartust. Tartus hobuse grupp lähedalt on harjunud, et talle tundus nagu kodune see Birmingham tänu sellele. Aga kuidas siis tegelikult oli seal Soome ajakirjanik, eks ole ütles, et ta enne pussitad veel silmad välja, kui uuesti Birmingham läheb. Kas oli nii hull? Ei olnud, et prügi nägin eriti tagasisõidul Londonisse bussiga, kus buss keeratus mööda erinevaid linnaosasid. Seal oli ikka jõhkrad, ma ei tea, ujutas üle igatahes prügist. Kas umbes samul nagu Kuressaarel? Kuressaar läigib nagu prillikivi. No nii räägida, sorry. Hobuse sõnnika Aisu ei tundnud vist isegi kordagi. Sest sa olid immuune, no nii edasi. Üldiselt linn oli suht kole, aga ei tasu ju midagi oodata Inglismaalt ja tööstuslinnalt, et ma ei tea, jumal okei. No ma seda võin siia nagu see Napoli president, jalgpalliklubi Napoli president, kuna ta ütles, et kui ta üks mängija tahtis Inglismaale minna, siis ta ütles, et faktit võib minna, aga Inglismaal on, inimesed elavad halvasti, toit on halb ja naised ei pese ennast, et kas sa kirjutad alla Ats Kulkert sellele kuulsa De Laurentiis, aegade parim klubijuht, sealt tuleb ikka siis kulda, et kas sa kirjutad alla? Jaa, toit oli keskpärane, õnneks hinnad kohati väga head. Kas oli odavam kui Tallinnas? Jah. Kahju tuleb nii vaesest. Hõlpsa vaevaga leidis väga häid pakkumisi. Nii, mis naised pesevad? Ei tea. Selle kohta ma ei oska öelda, aga küll meelelahutust ikkagi sai natuke, et kui õhtul meediabussiga tagasi tulla, siis meie hotell oli siuksel peotänaval ja väga palju silmärga alaealisi või siis napilt 18 aastat täis saanud neide kõndisid selle ringi. Võib-olla natuke optimistlikult suhtusid oma kehasse. Nii, jah. Las Madiste kodu peal, räägi. Käisid väga napilt riides, et suvel on normaalne. Ei, palav oli küll, et ei saa midagi ette heita. Kui sa pead sellisele, jättes kõrvale korraldus sinna, me läheme lõppu, kui sa paneks kodusele linnale siis hinde, kas see oli selline väga hea linn, hea linn, keskpäralinn või oli selline, et kas uuesti läheks? Vabataht puhtusele läheks? See oli siis nagu enda ootustega vastavalt või siis üleüldiselt? Pane üleüldiselt. 2. Seda oli kart. See on kuradi Inglismaa. Mida sa tahad? Ma ütlen kõrvalt, et kui kunagi Naapolis käisin, siis mingi Naapoli kuri jalkafänn tegi õlle välja ja siis ütles, et ma pean eluaeg ütlema, et Naapoli on parim linn maailmas. No võt, see ma isegi alt nii lihtsasti ära ostetav. No õudne mees. Liis Kirete Hussar 39. Karel Hussar 39. Tiidrek Nurme 31. Kõik jäid hooe tippmargile alla. Ei jäänud. Ei jäänud või? Tiidrek tegi ju tippmargi. Teised jäid alla. Okei, mul on siin vale info, sest et minu ettevalmistused nagu on. Aga laiast aastast keegi mingit ülisäravat jooksu ei teinud enda kohta, aga võib-olla Eemilt ei saagi seda oodata, kui sa seal prügi vahelt pead jooksma ja otsaisu sees. Et pane siis Haitskult, mina ütlen maratonis, minu jaoks on see kõige raskem asi, mida hinnata, sest nad alati on kuskil see taga otsas. Ühest küljest äge on ju mingi maratoonerid, aga teiselt, eks ole, soomlanna võidab. Meil Tiidrek täna päris hea päev 31, eks ole, siis see nagu
know. Ja no kõigepealt Hussaritest, et nad said EM-ile peale siis ühena viimastest. Karel Hussar oli vist selle rankingus oli 60 mehest 59. Et sealt lõpuks 39. tulla on vähemalt 4-vääriline hinne. Liis-Grete Hussar samamoodi. Ta polnud päris nii taga otsas ja nais oli natuke vähem ka stardis. Aga noh, mingi 4 või 4 miinus. Ja sinna peab pere tülje ei tekiks mõlemale 4. Muidu peab. Ja Tiidrek, kelle tase peaks neist olema tugevam, siis näitas seda ka välja. Oma parimate aegade vormist muidugi ei ole. Aga noh, kas siuke 4 või 4 miinus, et hinnat on tõesti natuke keeruline seda ala. Aga kas me saame panna Tiidrekule 4 või uuesti Soome võitis kulla? Et me võib-olla, naiste seas võitis küll. Jah, et noh. Aga ta ei ole nagu Enes Kanter. Õige, nojah, et see võttes, et... Ma võin kõrvalt öelda, et teismeas ma 2 korda Nurmet võitsin Kuresslinna jooksus. Aga siis ta ei olnud veel hakanud selle asjaga tegelema. Ei hakanud sporti tegema siis, jah? Tegeles. Kui tihti sa mõtled, et sa võib-olla oled sõinud ise praegu? Selle asemel siin kirjutada, soperdada oma asju, miks sa ei läinud pikema jooksu peale, praegu elad Keenias, möllad, jooksed, käiksid suurvõistlustel, saatsid Ats Kuldrepal intervjuusid anda, mõtle, elu oleks hoopis ilusamad. Oleks. Aga miks sa ei läinud seda teed? Te olete ju peaaegu sama vanad. Sama aasta mehed, jah? Võt. Mõtle selle peale. Ainult tal on umbes 3 korda rohkem juukseid. See on ka tõsi, jah? Niisiis, üks tehti siis mulle lollile mehele selgeks. Seda on kindlasti tehtud. Kuidas see on võimalik, et eestlased jässatad mehed, vaata, Ats Kuld suur erand Eesti inimestes, jässatad, suured, tugevad, sellised, võtame mingi kivi kätte, viskame nii jaudul kui võimalik, see on meie võtab puu, viskad nii jaudul, kui saad see meie sellisesse geneetikas sisse kirjutatud. Ja ongi, et alati olnud ikka nii suurte inimeste, oleme teinud suurte inimese alasid ja nüüd on Odavise, Vasar, Kuul, Ketas ja meil on kokku. Ütleme, meil võiks olla 4 ala, 8x3, meil võiks olla 24 sportlast kohal. Oli 2. Üks neist on ka väliseestlane Adam Kelly ja teine on, eks ole, Vasarreitas ja siis naistest Ketlitugi. Odas. Õige. Ma loodan, et mingi... Anna-Maria Orel oli kohal ikkagi, jah? Jah, sinna me veel jõuame. Aga tehti mul selgeks, kuhu need meie heitjad asjad, kas me... ma saan aru, Erki Nool ütleb, et kuradi jalgpall võtab meilt, eks ole, Eesti ära sportlased. Jah, aga kui ma vaatan jalgpalli, eks ole, vaatan Harju mängu, seal ei jookse ringi, eks ole, tuulitõuke ja teile Vasarreited, ei ole sellised 1,90 jõulised mehed, seal on väikeste sporti. Kuhu? Ja korvpall ei võta, eks ole, Adam Kelly surused ei mängi, eks ole, Rossu. See on ikka sihvakad mehed. Jah, et kuhu turet meie need suured mehed, siis kas nad ei tee sporti? Kus nad on? Ei, 2 giganti läksid 10 võistlusse. Tilga ja Rausleht. Ja nüüd üks tore mees tuleb ju peale. Kettaiti Eiret. Okei, paus on jäänud vahele, aga ma ei tea, kas seal on mingi loogika taga. Sest ma vaatan, eks ole, meest Odaviset, eks ole, Läti pronks, Leedu oli vist 6, on ju, eestlast poe sees. Ja tulemused sees, et ma vist ütlesin, Plodisse kirjasin ka, et Värnik ja seal, ma arvan, ta oleks mingi 6 õlle pealt ja pronksi, see taset üldse ei ole. Aga me oleme nii väga hea päeva, Risto Mätas oleks seal medali peale mänginud. Ja samal ajal ühtegi eestlast ei ole, et kus on meie need suured, tugevad mehed ja naised, et ma tegelikult ei saa aru, et ma ei näe seda loogikat, ma ei näe et meil oleks kuskil judos ja maadluses, et nad oleks kuskil seal. Ma ei saa aru, kus on selline 1,90 jõulised mehed. Vaat ei tea. See on ebaloogiline, et Odav ise oli ju ikkagi pikalt kogu aeg esindatud ja samamoodi kui ketteheitus oli meil mingi hetk ju 3, ütleme siis ikkagi finaali tasemel mees peaaegu. Okei, see 3 korraga kordagi finaali ei saanud. Aga siiski selles mõttes see ajalugu ikkagi justkui nagu soosiks seda, aga nüüd on nagu ju ikkagi hetkel on kummaga alal isegi kedagi lähedal ju, kes võiks normi täita või ja omal ajal oli, et Laanmäe oli veel ja kui oleks Laanmäe praegu EM-il olnud, siis oleks temalt ju suuri asju võib-olla isegi oodanud. No täpselt jah, et seal nagu ketteid tase on praegu selline, et seal oleks väga raske mingit suurt mängu mängida isegi seal
paremate päevade, mida Kanterjaks oleks küll medali heitlust sekkuda, on ju. Naljatus on see, et ma ei tea, kas sulle, ma ei tea, see on ka nii geneetikas, et sellised alad, mis nagu kotivad, on meeste jetaide siiamaani vaatad, meeste odavise siiamaani vaatad, kui ma ei tea, et sest on kirdi käimisest 5 aastat mööda, sest eks ole, et ikka odavise on see suur ala ikkagi. 7 isegi nüüd juba. Lendame. Doha oli 2019 oli, kui ta oma käe katki viskas. Adam Kelly Vasareide, 71-63 22 koht, hooaja tippmargist ei puudu 2 meetrit, isiklikust 3. Jah, hooaja kõige kehvem tulemus, nii et 2. No see on vist. Nõus. Ma ei tea, Kelly tuli 56-09, 14. koht, hooaja tippmark sellest hooajast 60-90 ehk jäi laias 5 meetrit alla, et rekord ka, aga seal hooaja keskmine oli natuke alla 57, aga kuidagi tuim oli see tema võistlus, nagu ka on varem olnud suurematel jõuproovidel, et kuskil seal Aleksander Lohu mälestusvõistlustel võib 61 paugutada, aga mis sellest laias laastus nagu kasu on? Suke 3. võistlus vist, ta ei läinud võib-olla nii alt, kui võib-olla Kelly läks. Kelly puhul olid ilmselt nagu lootused suuremad tugi puhul. Tugi on ka ju palju vähem visanud, et sellega, ja kusjuures väga vähe jäi finaali jõudmisest puudu. Minu arust, kui ma ei eksi, siis naiste odaviske kvalifikatsioonis puhus vastutuul, vähemalt meeste 10-võistluse odaviskes oli küll räägi vastutuul. Et jah, võrreldes selle keskmise tasemega, mis seal Emil näidati, ka finaalis oli õudne tase, et siis pole võib-olla nii hull, aga 3 kõrgemale ei kipu nagu panema. Tõsi. Lähme siis jooksjate juurde ka. Kas ma teen selle enda selle mure ära, mida ma seal, et seal paljus ma teen Padis Kallet küll, paljus jooksjate saata on ainult valged mehed ja mul on raske. ühtegi musta jookse, mul on väga raske seal seda tulemisi tõsiselt võtta, kas ka sinul on sama mure või see on ainult ei ole, see on sinu mure, jah. Väga hea, seda ma tartsin. Hakkame minema siis Laura Maasik, hakkame siis pikematest jooksudest ettepoole, 3000 meetrit takistust, hooaja isiklik rekord 9.44, hooaja tippmark 9.56, seal tuli 9.57, ehk siis hooaja tippmark ei tulnud, koht 27. pean mööma, sellepärast ma arvan, meil on Ats, et Madis Kalt me sellest ei oska midagi rääkida, et siin läheb vaja eksperdi vaadet, et kuidas sa hindad seda sooritust. No takistuste ületamine oli sujuv ja nii edasi. Aga kahjuks ta edestas väga vähe sportlasi, küll õnneks enda jooksus pressis 2 mööda. Mitte, et see mingi üllatus oleks, aga tegi oma ära paraku see tema võimete lagi pole väga kõrge. Ta ise küll räägib siin, et võiks 20 sekundit parandada aega, aga vanus on üle 30 ja ei ole neid näiteid väga palju, kus see nagu juhtuks. Et jah, kah siuke 3. Ja ma arvan ka, et kuna ta ikkagi põhimõtteliselt jooksus hooaja tippmargi, jäi sekundi puudu ja midagi sukust, et selles mõttes ma arvan 3 selle pealt on täitsa okei ja samas, kui ise muidugi räägib suuremast hüppest, siis väga palju kõrgemat hinnet ka nagu panna ei saa. Viola Hambitka. Hääldata tõesti nii Hambitka või? Ei. Miks küll? Viola Hambitka, et ma kasutan erinevaid igal pool, et mis ta on? Ma eeldan, et tema eesmärk ja puhas oli see, et Eesti rekordi, mis ta selle aasta see 56 täpselt on Eesti rekord, et seda parandada, siis ma arvan, et vist kõik hästi, eks ole. Ei no kindlasti, aga see on isegi liiga julge eesmärk, kui sa oled tiitlivõistlusele, et pigem tee enda hooaja keskmine umbes või natuke parem, ehk siis mingi 56-30, 56-40, millega vist oleks saanud ka edasi napilt. Ehk siis tema jäi, mis juhtus, eks ole, kui 56 täpselt Eesti rekord, tema 56-66 poolfinaali saanud, koht 29. Ja tema oli ka võib-olla rohkem pettunud kui ümbritsevad. Ta ütles, et see oli hooaja kõige kehvem tulemus, tegelikult ei olnud. On veel natuke aeglasemini jooksnud, nii et ega kui vaatame seda aega, siis 56 sekundit mark sellele 66 sajandikuga alla jääda, see ei ole kõige lühem ala ju, nii et midagi katastroofi ju ka polda. Ma arvan ka siuke kolmene võistlus arvest seda, et ikkagi
see on jälle hea näha, et tal endal on sellist, ma ei tea, sisemist tahtmist, motivatsiooni, niisugust tung, et tahab kõrgemale jõuda, paremini joosta, kiiremini joosta, et siit on hea edasi minna. Let's go, let's fucking go, väga. No Madis, läheb siin klišeesid, aga ma lihtsalt soovin, et kui sportlasel läheb aia taha, siis palun ärge öelge, et soojendusel oli megatunne, et see ei kõla üldse hästi. Jah. Ma ei teagi olla, et anna siis sina oma vaade sellele, et meil on Eestis on jooksjad, lühema jooksjad, pikema jooksjad, üleüldse sportlased. Selle EM-il kuskil läbiv selline teema ühtäkki oli see, et me peaks saama riigilt hirmus palju toetust. Näiteks ütlesid seda Kivikas ja näiteks ütles Sai seda. Kes oli veel? Seal oli veel 3-4 Kivikas ütles otsesemalt, Sai natuke kaudsemalt, aga mõte on sama. Kas, kuidas sina siis lahendad, sina kui meie saate vanur ehk Jaan Martinson, kuidas sina lahendad see? Et selles mõttes, see on huvitav raasus, et ühest küljest inimene peab tegema töö kõrvalt, ei ole ideaalne. Samas, eks ole, ta tase on selline, et poolfinaalid, EM-il poolfinaalid jäävad pigem raudele, eks ole, hetke siis. Kivikasel ikkagi, mõlemad said ju 200 edasi, aga see on EM. Jah, EM-il, eks ole, poolfinaalid 100 jäävad raudele, 200 sa saad sinna kuskil 20. koha piirimail, eks ole, maailma edetabelis Kivikas on vist mingis, ma ei tea, 250 naine, ütleme 100, midagi sellist, eks ole, hetkeseisud. Et maailma mõistes on ülikeeruline, Euroopa mõistes see on. Kuidas sina siis selle olukorra lahendaks? Kas peaks olema, kas sellisest inimest peaks saama C-kategooria, B-kategooria peale? Et kuidas sinusugune spordijuht, meie saate Eerik Teiome, kuidas sina lahendaks selle mure? No, ideaalis võiks muidugi saada, kõik võiks raha saada, et selles mõttes, kui oleks, siis võiks ju, võikski teha profisporti ja kõik oleks nagu äge, aga reaalsus on ju see, et seda raha ei ole ja see on alati spordis puudu. Ja kui elu on praegu näidanud, eks me tehaksegi selle mingeid valikuid ja vaadatakse rohkem selles suunas, et toetust saaks sportlased, kes on niisugused siis nii-öelda maailma areenil ka medalipotentsiaaliga või siis ma ei tea, top 10 potentsiaaliga ja vaadatakse sinna suunas ja ilmselgelt Eesti sprinteril maailmas top 10-sse ehk siis ma ei tea, olümpiafinaali jõuda, see on ikkagi ma ei tea, ma kardan, minu silmad seda ei näe. Seda nii ole mees ka ei ole. Ma vaatasin EOKC kategooria toetuse saajad, kes seal praegu on ja ega ei leidnud väga palju nimesid, kellelt tuleks see nagu ära võtta. Päris suvalised tondid ikka neid ei saa. Ja ma ei leidnud ühtegi nime, kelle asemel peaks näiteks Henri Sai seda toetust saama. Et ta on 25-aastane, ta on küll arengus edasi läinud, kindlasti tal on rohkem sees, aga natuke enamat on vaja näidata, et ikkagi riigi toetusele saada, ma arvan. Samas on jälle nii-öelda ju nokk kinni saba lahti olukord, kui toetust ei ole, siis on raske seda sammu edasi teha. Ja eks selles niimoodi on, samas jälle Eesti kergejõustikul on sellised sportlased väga vajalikud, on see võistkondlikud. Seal pigem alaliit peaks mingit sponsorit paremini leidma endale. Et see on pigem, ma olen Atsiga nõus, et see on pigem nagu alaliidu teema, et EOK ikkagi peaks vaatama seda, täpselt ongi see, et meil oleks seal olümpiamängudel neid top 10 sportlasi, oleks meil medalisportlasi, see on nagu nende, võiks olla nagu nende fookus. Igatahes Henri Sai, eks ole, sellel loojal 100 meetris 10.32 ja 220.69 jooksnud mõlemad isiklikud tippmargid. Sel korral jäi mõlemast ei puudu. 100 meetris 30 kohti, 223. 200 vist oli ka väike kubeme häda. Jah, või lähendaja lihas või mis iganes. Et 100 meetris oli hull vastu tuul, seega sellest ajast 10.66 mingid põhjapanevaid järeldusi nagu teha ei saa. 200 seeljooks päris hea, 400 isiklikust, et ei tea, eks ta, kui hinnata, siis kuskile sinna 3 ja parimal juhul 4 miinuse vahele jääb, aga pigem vist, ma ei tea, 3 pluss. 3 pluss oleks küll, see 200 eeljooksul tegelikult ju väga hea jooks ja selle pealt isegi ju tekkis mingi lootus, et see poolfinaalis võib isegi natuke põnevaks nagu minna, kuigi siis pärast tuli välja, et seal... nagu Eesti sportlastel ikka, eeljooksudest tuleb panna kõik välja, sest muidu ei saa edasi äkki. Nii Kivikasega kui Saia puhul siis. Kummas see lätlane finaalis 100 või 200 meest? 200. Tuled, sa oled lätlane finaalis täitsa haigena.
kuhu me jõuame niimoodi? Kurat, see Eesti... Ta oli vist 4. lõpuks, eks ole? jah, tal oli mingi 0,02 sekundit ei puudu medalist lätlasel, valge lätlane Madis Kallet. Kuule, et sa mõistad selle? Aga Lätis võib-olla mingi suured kalud jookseb eest ära. jah, ja Kivitjas, ma ei mäleta, mis te ütlesite, Indrek? 3+ sai, jah. Kivitjas 100 meetrist 28, 223 oli vist need kohad, et hooaja tippmargid vist 100 Kivikas kordas enda ja Balta Eesti rekordit 11.35 ja siis 200 jäi kuskil 10-ndikuga umbes alla isiklikule. jah, mis on nagu hooaja tippmarg tegi. Tipp-topp, ses plaanis, vist. jah, ma mõtlengi, kas 4, 3+. 4, las let's go. Ma arvan, et Kivikas on tõesti 4 väärt, et tegelikult ta oli päris tubli, jah. No mõtle, see 100 Eesti rekordi kordamine, see vist on juba selline hästi või? Kindlasti on hästi, jah. Eriti tiitlikatel ja siis põhimõtteliselt ongi eeljooksus ja hommikul ja kõik see asjad kokku panna, et ma arvan, see on päris hea. Vot, ja see ongi vist ring täis. Tundub nii. Anname siis lõppe, anname mölanurk ja vana hea, et teeme see lõppu. Asi, mis ei huvita mitte kedagi, võite Kinnimäe Krossis töö tegemise vaates Birmingham Cross oli korralduslik, palju seda, võta kokku, et sa ole siin suur turniiride mees. Ütleme nii, et korraldajad ei seganud töö tegemist. Tavaliselt segavad. Et ma ei tea, net töötas, pressitribüünil oli küll kitsas, aga sai hakkama, vähemalt koht oli. No. Õhtulehel näiteks oli 2 mehe peale 1 koht. Kas kumb kes kelles üles istus? Let's go. Ei, süles ei istutud, aga vanameister Dale Serp pidi istuma trepi peal. Ai, vana mees, kus põia põletikul niimoodi. Talive, vaata, noormi. See on umbes sama, vaata, Jaaniga lähed skuuri ja siis vaatad, üks tool, Jaan, istu maas. Kuidas niipidi saab? Jumal küll, vanureid ikka ei austata, kuuled seda. Sellepärast, et David pidigi tegema seda väikse topsi õhtul, et stressi maha saada. Lihased kandred, palju vaba aeg üldse oli, kas jõudsid vaadata vaatamise äärst? Ei, Birminghamis ei ole vaatamisväärsus. Vedas. Tõsi, seal on see Black Sabbathi sild, see jäi mul bussi ja hotelli vahele, seda ma nägin iga päev. Heavy metal, kuulasid ka Paranoidi, siis panid Black Sabbathi kõrve ja kuulasid. Ei, mul tekkis huvi, mis muusikat seal kõlliks mängiti, aga ma ei leidnud üles seda. I am Iron Man. Aga ei, Iron Man või Paranoid ei olnud. Crazy Train eeldatavasti oli. Ei, ma seda ka vist kuulasin. Aga jah. Mis oli kõige pikem tööpäev? Mis oli kõige lühem tööpäev? Ma pean mõtlema 8 üles põhimõtteliselt kohe töölainele ja 3 öösel magama või? Okei, sinna jäi mingi lõunapaus. Tundub nagu tore päev. Sinna jäi küll mingi lõunapaus vahele, kus sai natuke just eemale kõndida ja maista kuulsed India toit. Sõitu Plantisega koos? Ei, mul läks paremini. Tu Plantisega koos WC järjekord, sa oled rõhus kinni. Ehk siis, mis ta teeb siis? 16, mingi 19 tundi või? Jah. Vähe. Kõik päevad nii pikad ei olnud, aga... Ken Loor vastu ei peaks, ma arvan, jah. On veel sul küsimusi koha pealsid. Ma ei mäleta, mis siin veel oli. Mis oli suurim elamus koha peal, see, mida sa nägid? No sulle vist on mingitel lettidel muidugi ajasid eestlastel juttu, aga oli midagi, mis oli, et Inge Britsoni jooks 5000 meetri sekka. Ma ei uskunud, et ta võidab. Aga oli siis koha peal ka nii masendav, nagu siin televahendusel tundus see publiku asi, et rahvast oli ikka nagu, vähemalt televahendus tundus vähe olevat. Esimestel päevadel, eriti hommikutel küll, jah. Jäi kuskil paar tuhat võib-olla oli seal. Et need, kes Pariisi olümpial käisid, neil vist sükest muret ei tekkinud kordagi, et kerik üks tati all oleks. See isegi just oli ju meeste teivasüpe, kui päris palju oli. Päris palju oli siis ka, aga viimastel päevadel oli päris okei rahvast, tehti ka väelt ja mis on piletihind oli siis lõppeks mure või lihtsalt, kas klassikaline sport hakkab hukkuma ja kergejõustik on kadumas sellepärast, et inimesi enam ei huvita. Jah, kõik on mingil määral õige, et piletihind oli kõrge, ma ei mäleta seda summat täpselt, aga kriitikat kohalikus meedias oli küll. Birminghami, ma ei tea, hotellide puudus vist ka nagu ei olnud, aga võib-olla lihtsalt Birmingham on nii kole linn, et keegi ei taha sinna mujalt Inglismaalt ka tulla. Londonis on mingid kergejõustikvõistlused, seal ikka ju suured staadionid on täis ja et selles mõttes ju
et ma arvan, võib-olla see asukoht oli ka just selline, et kus võib-olla seda kergejõustiku fänni ei ole võib-olla kõige rohkem. No vaadates Birminghami elanike sükest etnilist kuuluvust ja seda, siis seal on ka palju inimesi, keda kergejõustik kohe kindlasti ei huvita. Pigem kriket, jah. Selge. Ma teen rassistli lõpetama, saate rassistlikult, miks mitte. Pane siis oma töönädalale ja pane siis sinna, kui rahul enda tööd oled, mis sa kirjutasid, olid väga rahul või oli hea töönädal või oli rahul? Ma ei jõudnud midagi huvitavat väga kirjutada kahjuks. Liiga palju eestlasi oli koha peal. Jah, et siis oleks pidanud tegema nagu õhtule kolleegid, et kogu materjali enne ära koguma ja Eestis. Aga seda aega kahjuks ei olnud, ma panen siis 3. No võt. Ja nii oligi. Ja ma ei tea, jälle tuli keeruline. Tegelikult oli, ma vist eile arutasime ka korraks, et tegelikult tühi tunne on, vaata, oli esmaspäeva õhtul, et sa lähed selle kertsi nii sellest, et harjunud, et õhtut ja midagi vaadata, et pane see kerksi peale, titsud enne, kui 2,5 meest algab. Enne kerksi oli ujumine ka veel, jah? Ja tühi tunne oli, et õhtut midagi olnud. Ja, see on nagu jalgpalli MM-i lõpp oli, et nüüd pole õhtut teha midagi, et nüüd saab hakkama jälle, ei tea, õhtut ise jooksmas käima. Ja nurme hoia alt, et siin ma arvan, et Madis kallutab tagasi. See on see veteranide 70 pluss võib-olla. 75 pluss äkki. Oi, siis hakkab Madis tuulutama taas. Saan uued põlved äkki siis. Uued põlved. Vot, see oli see kordne hinnetele ratsetus, mis see lihtsalt. Nüüd on Kertu Võsu käes pall. Ja Kertu Võsu käes on pall, et eks me ratsetame, et kui see informaat inimesed ütleb, päris tore oli. Ja siis me teeme veel, kui inimesed ütlevad, seda täusti ei vitsi kuulata õudne, hakkasin oksele, siis me rohkem ei tee. Väga lihtne. See on asi lihtne. Me lähme vist kõik me nüüd tööle, et see oli seekordne saade. Öelge siis kuulajatele nägemist, ma nii kaua võtsin külli ja kuuleme siis taas. Uuesti teeme siis või tõenäoliselt seda, kui on rääkida milleski, kuhu saame anda hindeid. Let's go! Nägemist! Bye! Delfi spordi podcast. Mis tunne on?